reklaamisõnumit. Maga, et elada. Maga, et elada. Ma ei tea, millest oli jutt, aga hakkasin mõtlema. Ühelt poolt täiesti õige. Selleks, et elada, on vaja puhata, kindlasti on vaja magada päris palju. Aga teiselt poolt oli niisugune tunne, et siin on väga halb rõhk. Et nagu magamine ja elamine on seotud omavahel, mida rohkem magad, seda rohkem elad. Ja juhtub niimoodi, et paljude inimeste jaoks see on nagu mingi elumoto. Pean puhata, pean magama, pean puhkama, pean magama, pean nautima elu ja eriti ei taha pingutada. Jeesus Kristus tänases evangeeliumis, mida me kuulsime pühapäeval, räägib teisest asjadest. Täida Jumala armastuse käske ja sa elad. Sa võid elada nagunii. Võib-olla sa teed väga palju erinevaid asju. Sa oled väsinud ja tõesti sa tahad magada, puhata, aga see võib-olla ei ole tõeline elu, kui selles elus ei ole armastust. See on pigem mingi vegeteerimine. Ei tea, mille jaoks, kelle jaoks ma elan. Ei ole eesmärke, lihtsalt elan, et midagi saavutada. Aga kui elus ei ole armastust Jumala ja liigimeste vastu, siis tõesti see ei ole elu. Ja paljud saavad sellest aru. Aga see tähendab, et elamine, elu, see ei ole kerge tegevus. Selleks, et armastada siis, kui võib-olla teised sind ei armasta, on vaja pingutada. Ja võib-olla on vaja kanda oma rist, teha midagi, mida sa ei taha teha, mis on täiesti raske. Ja võib-olla seepärast on vaja mõtiskleda selle üle, kas ma elan, kas ma tahan elada. Kui juhtub niimoodi, et ma ei tee eriti väga palju midagi, aga on väsinud ja väsinud pigem mitte füüsiliselt, aga vaimselt. Ma ei taha midagi teha, siis võib-olla kui ei ole surnud vaimselt, siis juba natukene haige. Ja seepärast tuletada endale meelde on vaja Jumala käsku. Armasta Jumalat, armasta ligimest ja pinguta. Pinguta siis, kui sa ei taha seda teha. Teame, et paljud inimesed füüsiliselt ei saa liikuda, nad peavad lamama kogu aeg. Elasid, oli väga tore elu, aga tuli mingi hetk, toimus mingi õnnetus ja siis nad juba pärast seda ei saa teha mitte midagi, nad lihtsalt lamavad. Teate, lohutuseks ma võin öelda, et paljud neist, kes võtsid vastu Jumalat, hakkasid tunnistama Jumalast ja hakkasid tunnistama, et just pärast seda nad hakkasid elama. Hakkasid tõeliselt elama. Muidugi ma ei soovita teile, et midagi juhtuks niisugust teie eludes, aga siiski püüaksite otsida elu just selle kaudu, et te midagi teete, mitte lihtsalt nautide, mitte ainult selle kaudu, et te midagi otsite iseenda jaoks, aga te elate selle kaudu, et te armastate, mitte magate.